näed sau. Jalutan kodu poole ja mõtlen, et kui õnnelik ma olen, et ma saan koju jalutada töölt sellist metsavaheteed pidi. Aga muidu on jah see, et ma mõtlesin, et kuna ma siin kõnnin, muidugi inimesed kõnnivad vastu ja siis mul on piinlik ja aga vahepeal ma siis panen teid taskusse. Aga ma mõtlesin, ma räägin lihtsalt sellest, et kuidas mul on see pool aastat ilma autota sujunud. Ja praegu ma võin öelda, et ma olen nüüd elanud ilma autota kevadel, suvel, sügisel, talve pole veel proovinud. Aga rahalises mõttes muidugi ma ei ole kokku arvutanud, aga no vähemalt poole odavama tuleb. Et ma ei tea nüüd, mingi jutt oli, et võib-olla see automaks seal laste arvuga seoses kuidagi tuleb tagasi, ma ei tea, aga noh, mul ei olnud ka selles asi, et ma automaksu pärast oleks auto ära andnud, et see oli lihtsalt selline natuke nagu viimane tõuge, et ma mõtlesin tegelikult päris tükk aega juba selle peale enne, et auto ära anda. Läkski üks inimene mööda. Aga ma põhimõtteliselt tegin endale nagu sellise, kuidas ma ütlen, mitte reegli, aga võtsin seda niimoodi, et ma võimalikult vähe ohverdan oma mugavusest. Et kui mul ei olnud see asi nagu nii hull rahaliselt, et ma oleks pidanud igal juhul ära andma selle auto. Ja minu diil iseendaga oligi see, et ma ei pea hakkama nagu ühistranspordi järgi ajama oma asju, mis on jumala okei. Ja tegelikult ma olen mõelnud, et ma peaks ära tegema selle bussikaardi, sest et vahel oleks väga mugav ühistransporti kasutada. Mul ei ole ühistranspordi vastu midagi. Aga kuna ma olen mitme erineva töö peal ja mul on väga palju liikumist objektide vahel, siis ma lihtsalt ei jõua ühistranspordiga ühest kohast teise tihti peale. Ja ühistranspordi asemel, nagu siis, kui mul on aega, nii palju piisavalt nagu näiteks praegu on, siis ma käin lihtsalt jala. Sellepärast, et kõige pikemad otsad, mis mul objektide vahel on mingisugune 5 kilomeetrit, aga igapäevaselt sellised paarekilomeetrised otsad. Ja selles mõttes ma näengi, et üks suur pluss selle auto ära andmisega on see, et ma olen hakanud jube palju jala kõndima. Aga jälle, ma ei ole pannud endale mingit sammude kõuli ja ma olen alati nagu selles mõttes, kuidas ma ütlen, endale nagu andnud seda ruumi ja võimalust, et kui mul ei ole sükest tunnet, et ma tahan jala minna, kui 2 kilomeetrit ilm on väga kehva, ma olen väga väsinud, mul on, ma ei tea, palju asju tassida, siis ma lihtsalt võtan Bolti. Ja muidugi nüüd tuleb see aeg, kuna me ei saa tõukse kasutada, aga ma päris palju olen ka Bolti tõuksiga näiteks liikunud. Et selles mõttes plusse on palju sellel auto äraandmisel praeguseks, aga selles mõttes miinuseid muidugi on ka. Ja ma teadlikult ju andsin auto ära pärast seda, kui mul pesamuna lasteaia lõpetas, sest et sellel ajal, kui ta lasteaias käis, ma ei oleks tahtnud seda teha, sest et kogu aeg oli pagasnikus kelgud, jalgrattad, tõuksid, mitmed mingid erinevad riided, iga hommik viimine, iga hommik toomine, et selles mõttes oli nagu, oleks ta lasteaialapsega väga keeruline olnud. Aga nüüd nad käivad koolis, liiklevad põhimõtteliselt ise ja muidugi üks asi, mis tuleb ära, kindlasti on oluline, on see, et meil ikkagi üks auto peres põhimõtteliselt on, eks ju. Et Randol on tööauto, buss, mis tähendab seda, et kui meil on vaja nädalavahetuseti käia kuskil vanaemade juures, ma ei tea, teises linnas, peretripil, sükesteks asjadeks on olemas auto, midagi suuremad söögikraami tuua, mingid suuremad ostlemised lihtsalt majastan selleks ajaks, kui Rando on kodus ja ma saan lihtsalt võtta auto ja minna.
minna teha neid asju, aga üks nagu kõige suurem miinus selle auto äraandmise juures on see, nagu sõpradega siuke mööda minnes suhtlemise arvelt. Et kui varem oli niimoodi, et ma läksin tööle, siis enne mööda minnes või pärast mööda minnes näiteks hüppasin Periti juurest läbi. Naabrinaine oli nii vastu. Oli nii omas mõttes. Et ühesõnaga jah, sellised mööda minnes läbi hüppamised. Et ühte kohta või teise kohta ühe sõbra juures korra läbi 2 sõna rääkida, kiire kohv, et sellised asju ma ei tee enam, sellepärast, et Boltiga ma ei hakka, eks. Või ka jala, mul ei ole tihtipeale aega lihtsalt selleks, võtta sinna prügiauto. Et sellest on nagu kahju. Ja näiteks mingid sellised asjad, et kui ma näiteks lähme nädalavahetusel sõprade juurde, lähme rändeautoga, jätame selle sinna, et siis hommikul läks autole järgi minna, siis ei ole nagu teist autot, millega minna, et tuleb jälle Boltiga minna. Aga ma ütlen rahaliselt selles mõttes kindlasti ei tule. Tuleb vähemalt poole odavam kogu see asi. Ja selles mõttes on ka rahaliselt, et näiteks kui mul tekib mingi uitpõte, et ma ei tea, tahaks küünlaid minna ostma või ma ei tea, paiakatteid või mis iganes on. Et siis ma varem lihtsalt sõitsin pärast tööd läbi või läksin suva hetk lihtsalt sõitsin, käisin, võtsin midagi kuskilt ostsin. Siis sellised nagu väljaminekud on ka täiesti ära kadunud, et kui ma lähen midagi ostma, siis ma planeerin nagu aja. Kui ma saan autot, ma planeerin, eks, mida ma ostan. Sellist suvalt nagu poest läbi hüppamist ja mingi suvaliste asjade ostmist, seda nagu üldse enam ei ole. Ja pigem ongi nagu see, et mul oleks vaja mingeid asju. Näiteks praegu detsembris mul on mõned siuksed uued töökohad siin silmapiiril ja tööülesanded, et mul oleks vaja nagu selliseid viisakamaid riideid. Ma näiteks tahaks musti siukseid viikareid või niukseid viisakaid pükse. Ja ma lihtsalt ei ole viitsinud kokku võtta ennast, et minna leida see aeg ja minna siis osta neid pükse või asju või lihtsalt igapäevaseid kleite, mis ei ole tööl käimise kleite nagu põhimõtteliselt. Ja tegelikult tulebki meelde, et eile õhtul ma just tellisin Jagast ühe kleidi. Ma ei tea küll, tegelikult mul oleks homseks vaja, aga homseks kindlasti ei jõua, kuigi ma tegin tellimuse mingi 11:30 öösel, mul ei tulnud tund eile, ma istusin üleval jube kaua, tavaliselt ma magan 9 juba. Aga jah, et tellisin ühe Tallinn Toolsi kleidi, sain 15 €, aga öösel tegin tellimuse, hommikul juba pandi posti, aga ma usun, et ta ikkagi ei jõua nagu homseks selleks ajaks, seda tahaks nagu läbi ka pesta. Et ühesõnaga jah, Jagas nagu väga palju rohkem vaatan ja üldse mul ongi hakanud meeldima see taaskasutuse värk, aga ma ütlen ausalt, sellega on jumala see asi. Kindlasti, kes te olete vaadanud mind, on nüüd siin kauem, et ma kaalusin mingi 20 kilo rohkem, Ega siis oli tegelikult väga raske taaskasutusest leida riideid. Väga palju väiksem valik on ja ma ei saagi aru et ma ei saagi aru nagu milles see asi on. Sest et sellised inimesi, kes suuremaid numbreid kannavad, on palju. Kuhu need riided siis kõik jäävad, miks neid ei ole? Aga fakt on see, et praegu on väga palju lihtsam leida. Ma ei tea, teine asi, ma ei tea, kas te olete märganud, aga ma olen nüüd pannud nagu varem mul olid need nässu läinud kaadrid video lõpus kokku korjatud. Nüüd ma olen need sisse jätnud ja lihtsalt kuidagi ära märgistanud eraldi, et
kes tahab, võib teada anda, kuidas see meeldib, ma võin neid sama hästi hakata sinna lõppu ka uuesti kokku panema. Sest mõnikord on neid ainult paar tükki, sest ma ju ei lavasta neid nässu läinud kaadreid, need ongi, et kui läheb nässu, siis läheb, on ju. Aga jah, aga ühesõnaga, nüüd ma olen koju jõudmas. Aitäh, et te mind koju saatsite ja ma praegu vaatangi, et noh, advendikalendri kindlasti teeme koos lahti. Aga ma mõtlen, et selle Bolti ühesõnaga auto äraandmise ja suures osas Bolti peale ülemineku osas, et kas mul on veel midagi rääkida, kas tuleb veel midagi meelde. Igal juhul, kellel on samu kogemusi, andke teada kommentaarides selles osas, et ma õudselt tahaks kuulata teie kogemusi, kui teil on ja mingid nippe äkki, kuidas mingeid asju korraldada ilma autota elus ja nii edasi. Või siis, kui nüüd mingeid küsimusi veel jäi õhku, et kuidas mingid asjad me korraldatud on või kuidas mingid asjad, mingid plussid, miinused, ühesõnaga, et kui kell veriseb, sammu kõul sai täis. See on alati tore, aga mul on sammu kõul mingisugune 6000 sammu või? Ei ole väga suur. Ja treppide kõul sai ka täis, sest ühel objektil mul on megalt treppe, see on lift ka, aga ma ei viitsi lifti oodata, siis ma käin jala. Võt, aga jah, pange küsimused, kui selle Boltinduse auto äraandmise kohta on midagi. Ja siis näeme juba siis, kui ma advendikalendrit hakkan lahti tegema. Nii, aga kodus tagasi. Hakkan minema varsti järgmisele objektile ja ma mõtlesin, et siia vahele oleks eriti super tõmmata see vlog kokku. Ja siis ja vaadata ära, mis meil on advendikalendris. Mingi kord ma näitan äkki neid ka, siis järgmine kord äkki, mis mul keskmine sai sealt sellest Magda Beauty advendikalendrist. Aga täna meie advendikalendri bingo 8. Selline karp, siin sees on päris suur karp. Oota, ka ripsmedus, pagan. On retinoliga ööseerum, näoseerum. Issand, ma ei mäleta, kas näoseerum oli või ei olnud. Igal juhul maha ta uuesti tõmmata saab, kui üks ka oli, sest eraldi ööseerumit mul nagu ei ole siin. Nii et selline lugu. Ja 9. aken. Kus on meie 9. aken? Siin on meie 9. aken. Hops. Issand jumal. Mis asi see on? Huule mingisugune balsam. Kas mul oli huule balsam? Ei olnud. No näed. Huule balsamit polnud. No väga super. Aga huule balsam on, ma ei saa päris täpselt aru, see on 0,4 milliliitrit. Huvitav palju tavaline mingi huule balsam on. See on muidugi eriti mis on sööks ära kukkuma. Eriti uhkesid tuleb alt vist pumbata. No, üks kahest, kas ma teen midagi valesti? Okei, midagi nagu, jaa, midagi hakkas tulema, siin on selline. Ma ei tea, kas te näete, siuke läbipaistev. Parandav ja suurendav, nagu plumping. Mingisugust nagu sükest kipitust ei ole, nii et. Aga no doktor Dennis Cross väga, see on ilmselt kallis. Igal juhul väga lahe.
mul on talvel huuled nii katki kogu aeg, et see ei ole isegi naljakas. Vot, aga ok, ma tõmban selle väikse vlogmassekese siin ka nüüd kokku ja kui teil on selle poldinduse kohta või autost loobumise kohta mingeid küsimusi, kommentaare, arvamusi, mõtteid, pange julgesti kommentaaridesse. Ja näeme jälle paari päeva pärast. Tšau!